Milliseid tüüpe otsib Audentese spordigümnaasium oma korvpalliridadesse? Audentese spordigümnaasium on eelkõige huvitatud ikkagi sellistest korvpallimängija tüüpidest, kellest võiks tulevikus sirguda täiendust Eesti rahvuskoondisele. Mille poolest erineb Audenteses tehtav töö igapäevaselt teistest klubidest? Audenteses on kindlasti paremini organiseeritud tunniplaani kokkusobivustreeningutega, ehk et kui tavapärases spordikoolis või spordiklubis saavad mängijad tavaliselt treenida õhtupoolikul, siis Audenteses on treeningtöö ja õppetöö kokku seatud nii, et hommikupoole on treeningud 5 päeval nädalas ja ka õhtupoole 3 päeval ning nädalavahetus siis kuulub koduklubidele. Millised on Audentese põhieesmärgid korvpalluri teel? Audentese põhieesmärgid kindlasti on kasvatada mängijaid koondisele, nagu juba öeldud sai, eks siia satuvad mängijad või siia valitakse mängijad, kes kas on omavanuste koondise vaateväljas või omavad perspektiivi tuleviku mõttes ja selles mõttes on siin selliseid huvitavaid tüüpe, kes täna võib-olla ei ole veel tippklassi mehed oma vanuses, kuid kellest võib loota nii mõndagi tulevikus, loomulikult juhul, kui nad seda ise tahavad. Et ei saa täna üheseid vastuseid anda, kas kõigist Audenteses õppivatest mängijatest tuleb mängija, aga lootus selline on. Oled töötanud Audenteses üle 20 aasta, mis on selle jooksul ka muutunud? Muutunud on kindlasti see, et kui 10 aastat tagasi oli suhtumine Audentesesse kui ütleme, mittevajaliku treenerite seisukohalt just mittevajaliku organisatsiooni või kohta, siis nüüd on kindlasti see, et kevadeti on need treenerid, kes oma õpilasi tahaksid siia saata, on ikka päris palju ja nii vestluses, et mida peaks tegema selleks, et Audentese katsetele tulla, ennast paremini näidata, siis on kuskil novembrist algab juba, nii et ma arvan, see suhtumine on paremaks läinud ja võib-olla meie eelis teistest on see, et baasid on meil head, meil on kõik see elamine siin ühes kohas ja see ajakadu, mis on näiteks inimese puhul see kooli ja treeningule sõitmiseks, meil praktiliselt see puudub, et meil on kõik nagu kohal, nagu näiteks praegu poisid lõpetavad ära, 11.45 lõpetavad ära trenni, käivad pesemas ja 12.10 hakkab kool, ehk siis nad lähevad ühiselamutoast läbi ja vahetavad riided ära ja lähevad kooli ja siis samatmoodi peale kooli lõppu uuesti trenni, et see ajakadu on praktiliselt meil minimaalne. Mis pärast peaks tulema üks noor korvpallitüdrukult Audentesse õppima? Ma olen aru saanud nende väheste aastate jooksul, mis ma üldse olen nüüd tüdrukutega või naistega tööd teinud. Et tüdrukud tahavad samuti hästi treenida, heas konkurentsivõimelises kollektiivis olla. Nad on ka küllalt hästi motiveeritud, neil on head sihid, eesmärgid ja kui praegu vaadata üldse Eesti naiste korvpallikoondus, siis meil on ikka suht palju mängijaid, kes mängivad välismaal, kes õpivad välismaal ja ma arvan, et Audentes on selleks kohaks väga hea, kus siit saaks nagu stardi ja kogemused ja ka treenituse. Audentese spordigümnaasium on viimaste aastate jooksul oluliselt muutunud korvpalli mõttes, et kuivõrd rahul on noortekoondise peatreener Indrek Ruut nende tehtud muudatustega ja mida tähendab ka see U18 koondise jaoks? Siin paar aastat tagasi hakkas tegelikult selle nimel töö peale, et üritada Audentesesse koondada ikka üle Eesti parimad poisid ja poisid, kes on nagu koondiste vaateväljas, nii U18, U16, siis selles mõttes tuleb tõdeda, et töö on nagu vilja kandnud, et tänasel hetkel vähemalt U18 koondisest, ma julgen väita 8-9 poissi, kõik õpivad Audentesest, U16 koondisest, paar poissi õpivad Audentesest, U20 koondise keskmängija Rauno Nurger õpib
Audentese spordigümnaasiumis, et selles mõttes on asjad kõik nagu väga õiges suunas liikunud, et tööl on 2 treenerit pluss üldfüüsilise treener, et mis minu jaoks saab suurem õnn olla, kui enamus poisse on koos, treenivad 2 korda päevas, lisaks tegeletakse üldfüüsilisega, et suurepärane, et kõik, mis sai selles mõttes plaani võetud, on põhimõtteliselt ka teostunud, et nüüd on vaja veel pisiasjadega tegeleda ja üritada seda töökvaliteeti veel järjest ja järjest paremaks teha. Kui me nüüd ilma igasuguse emotsioonita ja realistina mõtleme, siis ei ole Eestis parimat kohta, kus trenni teha, kus õppida. See on ainuke kool, kus on ideaalsed treeningtingimused. See on ainuke kool, kus on õppetöö selgelt seotud või õppetöö arvestab treeningutega, võistlustega, et ma ei näe küll mingit põhjust, miks ei peaks üks hea poiss, kes tahab korvpalluriks saada, mitte tulema Audentesse õppima, et seal on kõik tingimused olemas ja kui nüüd veel sinna juurde ka tuleks meistriliiga võistkond, jääks esiliiga võistkond, oleks ideaalne kasvulava tippkorvpalluriks saamiseks.